Tegemist on meil siis Subaru STI mootoriga, Boxer. Täiesti tavaline bensiini sisepõlemismootor, aga just sellepärast on ta eriline, et tegemist on lavavate silindritega, ehk siis Boxer mootoriga. Muus osas toimub täpselt samamoodi nagu iga teinegi bensiinil töötav sisepõlemismootor. Tuli ta meie juurde siis kõrvalise häälega mootoris, teatud pöörete vahemikus oli niisugust intensiivset klobinat kosta. Sai siis kindlasti tehtud, et tegemist on siis kolvigrupi veaga ja siis lahtivõtmisel oligi selge, et kolmanda kepsusaale oli täiesti otsa saanud. Ja kõik see oli tulnud siis õlipuudulikkusest mingist hetkest. Kui see mootor sai nüüd lahti võetud, eks ole, siis oli märgata seda ka, et silindri seinad on kulunud. Ja sellest nüüd järgnes see, et see plokk tuli viia puurimisse, eks ole. Saime ta puurida teise remontmõõtu, ehk siis 0,5 mm suuremaks silindrid. Siis tuli kohe valikus sepis sisu, sest et kuna tulevikus ilmselt on plaanis sealt ka rohkem nagu jõudu välja võtta, et siis sepis sisu alati on niisugune mõistlik valik. Sai nüüd selle mootori puhul sepis sisuna kasutatud Viseco kolbe ja K1 Technology kepse H-profiiliga, ehk siis võrreldes originaalsisuga on see kordades tugevam ja lisab sellele mootorile oluliselt töökindlust. Ja tuleviku plaanis on selle kompotiga võimalik ka jõudlust tõsta väga märgatavalt. Nüüd on meil kohe tulekul esimene käivitamine, et esimesel käivitamisel see on alati niisugune natuke ärevust tekitav hetk, et peab hoolega jälgima, et kõik asjad oleks ilusti kinni oma koha peal, kõik vedelikud seal, kus nad olema peavad. Ühtegi lahtist pistikut ega mingeid asju oleks, käime diagnostikaga veel üle, vaatame, et ei oleks ühtegi veakoodi sees ja siis võime käivitada. Ja peale käivitamist siis peab ilmselt jälgima väga pingsalt seda, et kindlasti mootor saaks üles kohe õlirõhu, et ei tekiks seda hetke, kus ei ole õlirõhku seal mootoris. Ja rohkem siin neid asju ei olegi, et proovime käima panna. Sissesõidul siis esimesed 200 kilomeetrit tuleks sõita võimalikult rahulikult, pööret mitte kuskil üle 3500 pöörde lasta. Ja peale siis seda esimest õlivahetust ongi hästi hea nagu aru saada selle õli põhjal, et kas kõik selles mootoris on nüüd korras. Et kas seal on sees sade, kas seal on sees metallipuru või mis iganes. Ja peale seda 600 kilomeetrit õlivahetust, siis võiks jätkata seda õlivahetust endale sobiva välva alusel. Et tehas soovitab küll 10-15 000, aga meie oleme leidnud, et sellise auto puhul tuleks seda õli vahetada kindlasti tihedamini. Et kusagil 6000 kilomeetri pealt oleks meie kliimas kindlasti mõistlik seda teha. Nagu koju oleks jõudnud. Esimene käivitus on siis tehtud, kõik oli edukas, ühtegi leket ei olnud, kõik asjad püsisid seal, kus nad olema pidid. Kõik sujus, temperatuur oli paigas, sai auto ilusti soojaks aetud, ühtegi kõrvalist heli ei esinenud ja kõik töötab praegu nii nagu peab. Et nüüd tulebki see esimene sissesõit ära teha ja õli meile ette näidata ja siis muud ei ole, kui soovime edasiselt pikka eluiga sellele mootorile.